tere tulemast tagasi minu kanalile ja tere tulemast vaatama uut vlogi. Ma näen muidugi mega hea siin tuule käes välja, eks ole. Tuleb nüüd sellest vlogist selline pisikene, justkui nädalavahetuse vlogikene, aga samas on tegemist ka kolimisvlogiga. Sest et taaskord Carol on kolimas. Ja ma kolin tagasi sinna kanti, kus ma ka vanasti olen elanud, ehk siis Suurpeldosse. Mina käin seal igapäevaselt nagunii trennis. Jõusaal hakkab nüüd mul olema lihtsalt üle tee, mega ligidal. Miks ma kolin? Sellepärast, et mulle lihtsalt praeguse korteri planeering ei meeldi ikkagi. Alguses ma mõtlesin, et päris huvitav, katsetame, vaatame, aga ei, see absoluutselt ikkagi ei istunud mulle. Suurtuba on nii kitsas, telekat vaadata hästi ei saa, kuna telekas on ka hästi suur. Et ühesõnaga kõik on nagu siukene, ma ei taha olla seal enam kuidagi, ma ei tea miks, aga ma ei suuda seal enam sekunditki olla ja ma ei jõua ära oodata, millal me homme siis selle korteri võtmed kätte saame, millal kolitud saab. Sest nii kui ma käisin seda uut korterit siis vaatamas, nii ma tundsin seal nagu siukest kodutunnet, see suurtubaköök. Need on nii avarad. Vannituba on taaskord siukene, nagu on meil põhimõtteliselt igas korteris olnud selline puidust laega. Aga praeguses korteris on nagu siukene hästi metalline või siukene robustne. Et see ei ole üldse minu stiil. Mulle meeldib siukene natukene rohkem maalähedust. Kuna mu kodu on üldiselt sellises pohostiilis, siis see nagu sobib ideaalselt. Ruutmeetritelt ütlen kunagi hiljem, aga ainult 1 ruutmeeter on ta siis suurem kui minu praegune korter, ehk siis seal nagu mingisugust suurt vahet ei ole. Hinna poolest on ta ka täpselt sama, lihtsalt asukoht on nüüd 10 minutit veel lähemal tööle. Praegu ma sõidan tööle umbes 15 minutit, 20 minutit, aga sealt uuest kohast, mis ma lähen, siis ma arvan mingisugune 10 maks. Ja no lisaks see, et jõusaal on ikkagi üle tee, kus ma nagu nii käin, see on uus jõusaal, see avati alles märtsikuus äkki ja nii kui see avati, ma mingi teine päev, kui see oli avatud, ma juba läksin sinna ja hakkasingi seal käima. Omaga mu käsi osib ära. Tulin just ortodondi juurest ja nüüd, mis nüüd saab, ma olen siin nii pikalt pläkutanud juba. Tulime võtma lainalaadiko kaste, ehk siis me ei koli mingisuguste pappkastidega. See on nagu these old days, eks ole, pappkastid minevik. Pluss neid ei saa mitte kuskilt, nad on ligadi-logadi, nad on kõik ebaühtlase suurusega, sa pead üldse otsima neid kõigepealt kuskilt, on ja. Aga me võtame siis need lainalaadiko sellised plastikkastid. Hinnast, kui rääkida, siis 18 senti on 1 kast 1 päev ja eelmine kord, kui ma kolisin, siis mul oli ka võetud 30 kasti. Ja ma ei mäleta, 1 kastid ma tõin varem ära, 1 kastid ma tõin natukene hiljem ära ja mul läks kokku äkki mingisugune 33 eurot. Ehk siis hinna poolest ei ole ka tegemist millegi nagu meeletult kalli asjaga, et mida endale lubada ei saa või mis on nagu hinnaliselt või hinna poolest nii mõttetu, et tegemist, sa saad kõik ühe suurusega kastid, sinna mahub väga palju suured kastid, tugevad kastid, endaga on hea kolida ja lihtsalt nagu elu on tehtud sellega väga palju mugavamaks. Aga ma lähen nüüd vaatan, kus Roland on, läheme, võtame need kastid ja pakime need autosse ja tulebki minna koju pakkima, sest et te kujutate, me oleme lihtsalt nagu segased inimesed, aga eks sellest kõigest segadusest, seda kui segased inimesed me oleme, see ilmselt rullub lahti siin vlogis, nii et head vaatamist. Kell on vahepeal juba 8:30 saanud, ma olen siin kolimisega alustanud, me oleme nende kastide otsas, nagu sa näed, siin mu selja taga. Ma alustasin kõige lihtsamast asjast, ma võtsin ette vannitoa, sest et siin ma olen juba neid asju nii mitu korda sorteerida saanud, et ma teadsin, et mul siin oluliselt midagi ära visata ei ole, mõningad asjad küll. Ja nüüd siis vannituba on tühi, näitan ka. Vannituba ise on muidu selline, nagu ma ütlesin, ta on hästi nagu siukene robustne, metalline, mingisugust maalähedust, sest siin ei ole. Kapid on metallist, lagi kõik on nagu metallist, ühesõnaga selline, siin mul kardinat ees ei olnudki. Ja ega siis ongi sellega kõik. Siin on 2 kasti, siin on juba 1 kastis natukene asju. Ühesõnaga vaikselt liigume edasi, võtame esiku,
esikukapid, siin on igasugust träni ja tuleb üks crazy night, sest et täna põhimõtteliselt peaksid enamus asjad pakitud saama. Kell 23.45 me saame kätte kolimisauto. Täna me kolima ei hakka, sest et korteri võtmed meil isegi veel ei ole. Aga plaan on siis selline, et nii palju asju, kui me nüüd jõuame, pakin ära. Ja kui me selle auto kätte saame, siis viib need kastid juba autosse ära. Hommikul, kui kell 8 tehakse see koht lahti, kust võtme saab, siis lähmegi võtame kohe võtme ja saab minna seda korterit uuesti üle vaatama. Sest et kuna seal oli natukene sellist ehitusjärgset tolmu veel, siis ma kirjutasin sinna kirja, et kas on võimalik, et koristajalt enne üle käib. Võimalik, et käidi üle, võimalik, et ei käidud üle. Kui ei käidud, siis peab tegelikult minema ise hommikul seda seal natukene ka koristama, enne kui neid asju saab viia. Aga siis on kohe olemas see auto juba esimest asjadega, saab asjad üles viia. Ja jep, siuke plaan on hetkel siis. Aga lähme siis hakkame muudkui otsast pihta ja pakime. Kell on mingisugune 11 läbi nüüd, me oleme vahepeal väga tublid olnud, väga palju asju, ütleme nii, et ikkagi enamus asju on nüüd pakitud siin kastides, täitsa ilusti ära pandud, mõned kastid on ka üle. Ehk siis kell on saamas nii palju, et me saame minna sellele autokesele järgi, sellele bussile järgi ja enne me käime veel poest läbi, sest et meil ei ole kapis nagu mitte midagi süüa, kõht on läinud megatühjaks ja lähme võtame süüa, sööme ja lähme pick-upime siis selle bussikese ja otsustasime ikkagi, et täna me ei hakka siin koridoris kolistama ja nende kastide vedamisega tegelema, ise oleme ka tegelikult päris väsinud, et see jääb siis homseks hommikuks. Oleme nüüd selle autokese juures, saime ta ilusti kätte, vajutasin siit äpist uksed lahti. Nii, nüüd lähme otsime üles võtme. Siin kuskil istme all oli minu meelest midagi. Nii, paneme siia selle koodikese sisse, vaatame, kas me saame selle võtme kätte. Ai, kui nii kinni. Nii, võti käes. Nagu nuhti. Good morning! Kell on natukene 8 läbi. Mul on kurk jõhkralt valus. Nina lihtsalt jookseb tatti. Teeme nüüd kiire hommikukohvi ja lähme toome selle võtme ära. Plaanipäraselt kell 7 ma ei jaksa enam targata. Lihtsalt lükkasin pool tundi edasi seda kella ja siis 10 minutit veel edasi ja siis olengi nüüd lõpuks üleval ja mul tuli ju meelde, et kohvitassid ja kõik tassid ma olin juba ära pakkinud ja loomulikult need olid kõige alumises kastis kuskil. Mul on veel selline värk ka, et üleüldse ükskõik mida sa jood. See peab olema ilus klaas, see peab olema ilus tass. Ma ei saa võtta mingisugust suvalist tassi. Kohvitass peab olema ilus, et kohvi selle seest ka hea maitseks. Ehk siis ma ei saanud võtta mingisugust suvalist ettejuhtuvat tassi, ma oleks võinud ju ka nõudakast üleilse teekruusi ära pesta, aga lihtsalt see ei kõlvanud mulle, mul oli vaja sealt kõige alt seda kohvikruusi saada, nii et joome selle kohvi kiiresti, väga kiiresti ära. Ma lähen toon need võtmed ära, lähen vaatan selle korteri üle kiiresti ja siis juba let's roll. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. Soome täiesti esimene korter asus siin majas ja siin tripikojas ja nüüd uus kodukene asub siin kõrval tänavas ja tegelikult ka siin pool ühes majas me käisime ühte korterit mingi hetk vaatamas, aga see ei olnud ikkagi meie maitsel.
läkski nüüd seda korterit kiiresti üle vaatama, et kas siin on koristaja käinud. Jaa, siin on koristaja käinud. Juba täna õhtul. Me magame siin. Oh my god, juba täna õhtul. Me oleme siin. Oh my god. Ma olen nii õnnelik, lihtsalt ma olen nii ekikult õnnelik, et see ei kujuta ise ka ette. Ongi kõik puhtaks tehtud. Vau, lihtsalt. Oh my god. Nii valge. Nii palju koppe, terve magamistoasein on koppe. Nii. Köögikene, ma ei tea, kas ma näitasin. Suur juba. Nii suur ja avar. Ma näitan teile natukene hiljem veel uuesti. Juba, ma arvan, et elektrit ei ole, see see on juba üle tehtud. Ümber tehtud. On! Isegi elekter on ülemas. Ja näete, ma rääkisin sellest laest siis. Mulle hullult meeldib, kui on nagu siukene tehtud lagi. Mul on juba selline. Oh my god! Peace, mida see? Vaju ära oodata. Vaju ära oodata. Oh my god. Ma olen nii õnnelik lihtsalt. Ma olen lihtsalt nii happy pupi nagu. Ja trennis ma käingi seal. Siia on meile jäetud ka väike kingitus, kodukoristamislapikene, paar kapslit, nõudeka kapslit ja vau, salati asjad nagu vau, väga cool. Mega cool. Hommikussöök siia vahele munavõikud ja siis aga muudkui jätkame. Me oleme omadega jõudnud keldrisse, igasugused kastid on autos, mingisugused tekid kottides, kõik siukene suurem kraam on justkui autost toast. Ja nüüd me oleme keldri juures ja see on kõige kohutavam osa nagu reaalselt. Kõige kohutavam osa. Kui toas oli kõik siuke kraam, mis läks kastidesse või kuskile kottidesse, ehk siis nad olid nagu siuksed kompaktsed ühes kohas, siis siin on reaalselt miljonid üksikud väiksed lahtised asjad. Ja see on nagu kõige kohutavam, see on kõige kohutavam. Ja enne kui me asju maha laadima lähme, siis me tulime piknikusse ja teeme siin ühe väikse pikniku. Sööme kõhud korralikult täis, et oleks jõudu jaksu, sest ma juba põhimõtteliselt väsisin totaalselt ära ja rohkem ma väga ei viitsiks, aga pool on veel minna. West side, yes, East side is the best. No, west side is the best. No, east side. Kas me saame kästel selle eest? See ei ole gang side, see on see west side ja east side. Cancel that. Aga ei, ära pane sisse. Wiggity wacky shop. Ooh! East side is the best. West side is the best. East side is the best. West side is the best. West side is the best. East side is the best. Shit, I mean, west side is the best. Oh, nii coolid need keldriboksid. Vau, aknaga vaade. Vau, kus meie see on? Tead seda, kui see seina on kiputud asju. Siin on nii hea nagu puidulõht. Meil on seda, näed, siin nurgapealne boks. Eriti pisike. No ühesõnaga, ma ei tea, mis siia ma midagi. See on mu teleka karp isegi ära. No see läheb siis siia nii.
eriti Vaatame, mis te peale, siiani. silmini jah, silmini. Kas see riiulit saad juurde ehitada või? Kuhu? Tea, sinna taha seina. Paned niimoodi, et kruvid lähevad õue. Ulatuvad õue sealt. No tule vaata, nii ilusad kunsti käes. No näita nüüd mulle, kuidas sul asjad siia väiksesse kindrisse ära mahtunud on. Ma panen 0,5 peale. Päris hästi. Vau. Normaalne pusle, mida helli. Laeni välja. Ma olen nii väsinud. Ma olen mingi Max rõve välja, ma olen täiesti higine, ma olen nii punniline. Rõve ongi see, et juuksed lähevad juba mustaks, ma olen higine, kõik värgid, särgid. Mul on nii palav, ma tunnen, et ma haisen, ma tahaks täiega pesema, ma olen väsinud. Meil on, ma ainult vingun, praegu on vingumise. Jaa, sa oled maatüruk muidugi. Kõva tüdruk või? Maatüruk. Maatüruk, ma olen kõva. Kõva läks siis, kui ära teeme ja siis vingumi tuleb. Kuul, ma olen praegu ka kõva, ma olen päris palju tööd teinud. No, suurem osa on ees. Pane siia seda siis. No pane siia. Auto on tühjaks tehtud. Ma vist teinudki klipi sellest, et kui täis see oli, kui palju asju seal oli. Aga nüüd ongi põhimõtteliselt ainult suured asjad vaja minna vanast kodust siis pakkida kilesse. Aga on auto peale ära tuua. Voodi, diivan, telekalaud, kõik kõige suuremad asjad. Ja iseenesest nagu asju ei ole palju, aga need on lihtsalt suured ja väga rasked asjad. Eriti see kuradi diivanilaud või see telekalaud, see on lihtsalt nagu kohutav. Kontinendil voodi on raske. Ei ole, see telekalaud on lihtsalt kõige sitem asi nagu selle kolimise juures. Meil on mingisugune 4 tundi aega jäänud, 4-5 tundi aega jäänud. Ja... Palun! Ja selle aega peab siis saama kõik tehtud. Ma vajan ühte energiajooki praegu. Me ei ole mitte midagi juua. Ma tahan räägid juua. Siuke väsimus on peal. Et nüüd võiks nagu puhata. Nüüd võiks läbi olla tegelikult. Wow! Üleile avastasime selle Noko. Ja see on nagu kõige parem Noko. Vahepeal mulle meeldis see must kollaste triipudega, aga nüüd on nagu see väga hea. Oi, vale nupp. Ole korrus. On. Kindel. Ja, see on üks. Üks? Jep, meil on vaja ka. Ei. Kellis. See oli õige korrus ju? Oli ju? Jaa. Mis lahti jah? Nuppu taga nüüd ju. Can you push the button? Oleme kinni. Saad, kas sa saad vajutada? Ma ei näe mingit... Said. See oli õige korrus. Thanks. Kohe 9:30. Me saime kõik need suured asjad nüüd ilusti auto peale. Minu autosse panime ka mõned üksikud asjad, mis on nagu sellised suuremad, nagu sa näed. Nüüd ongi plaan need asjad auto pealt maha tõsta.
suure auto pealt, Roland sõidab minu ees. Meil ongi põhimõtteliselt, kell on 10:30, veits vähem kui 2 tundi aega, 1,5 tundi on tegelikult aega. Õnneks meil praegu läkski, ma arvan, mingisugune 2 tundi koos nende asjade pakkimisega ja autosse saamisega, ehk siis see maha saamine peaks olema tegelikult nõksakene lihtsam. Nii et suht siuke nibin-nabin, aga me jõuame täiesti ilusti, et selles mõttes pole mingisugust probleemi. Jõudsime enneaegselt, ehk siis plaanitus tegelikult varem isegi asjad valmis. Lähme nüüd toome kassid ja lähme teeme voodi ära. Ja ma vastan kohe, kui külm on, mul on pitsad. Tahaks vist pitsat ka. Kas sa tahad osta poest või mis on? Jaa, veis. Kaunis. Väga kaunis. Sa oled tublit tööd teinud. Aitäh sulle. Väga hea töö. No nii, ja siin me siis oleme. Kell on... Mis see kell on? 1:11 läbi 11 minutit. Tegime täna voodi siia endale madratsitest. Ei hakka seda suurt kolakat voodit praegu kokku panema. Läheks liiga kaua aega, ei viitsi. Käisime pesemas ära ja tegingi voodi ära ja kohe teeme me veel ka pitsad ära, kuna Ungaris algas Driftmastersi driftiüritus, siis hakkame seda järgi vaatama, sööme pitsat ja selle kogu kolamajandusega tegeleme siis juba homme. Teleka peame ka veel lahti ühendama, sest tahaks suure pildi pealt vaadata. Ja nii et ühesõnaga, siuksed lood. Oh my god, ma olen unistanud sellest nii kaua, et lihtsalt kuskile pikali visata. Mis värk nagu sellega on, et ma ostan külmutatud pitsa ja see pitsa tuleb umbes stiilis, et nagu davai, siin on kõik komponendid ja pane ise kokku. See ei ole nagu see, millele ma alla kirjutasin. Ma tahtsin pitsat. Mitte kunstitundi. It's just a kind of a very smooth run. Maybe a little bit more aggressive for the outer zones on this one on the first run. Esimene päev, esimene hommik ja ma juba korraldan läga ja katastroofi. Ma siin lõikan rahulikult juustu, sest et juustunuga on meil juba, ma ei tea mis ajast kadunud, juustunuga meil ei ole. Oli kohviklaas oli siin. Ja lõikan juustu ja järsku lihtsalt nuga libiseb ära, klõks vastu kohvitassi. Ja nüüd mu kõige lemmikum kohvitass läks katki ja kõik mu hommikukohv on ka siin maas. Nii kurb. Sa võtad minu mõnda ja mul ei ole. Roland juba koristab. Ja kõige pullim ongi see, et meil ei ole siin koristusasju. Koristusasju me ei võtnud kaasa, sest et teine korter on vaja nagu nii ära koristada. Nii et, ma ei tea, kuidas me selle ära koristame. Meil on ainult vetsupaberit ja see. Vetsupaberiga läheb. Täiega sorry. Juhuu, 3. kast on lõpuks tühi. Muidugi nagu näha, ega väga hea seis ei ole selles mõttes. Nagu mu OTH aju ikka, siis mul on vaja teha natuke siit, natuke sealt, siis on nagu kõik on villa-valla. Ma koristan ka kogu aeg niimoodi, et ma ei või teha, et ma teen ühe asja otsast lõpuni ära, vaid ma teen nagu igalt poolt natukene ja siis ma mingi hullult väsin ära ja siis jääb kõik pooleli ja see on nagu siuke basic, täielik basic. Aga köögiasjadest meil on veel siis see üks kastikene panna. Siin on mingid magamistoasju.
nende tekkidega nendega on kõige lihtsam need äärmised sinna voodi alla. Ja mis meil siin rõdul veel on? Rõdu on ka lihtne, kui saab selle arvutilaua sinna magamistuppa ära pandud, siis saab selle tooli ära. Aga mis on nagu mega hea võrreldes siis eelmise korteriga on see, et siin on kapipinda nii palju, et ma saan lausa panna kausid, mida ma kasutan. Väiksed kausid, klaasist kausid, siis siin all on veel kausid, mida ma ei kasuta. Et tegelikult saaks veel rohkem laiali tõsta. Seal on terve vaba kapp, kuhu saab mingisuguseid asju panna. Et ühesõnaga nagu kapipinda on nii palju ja see on nagu nii oluline. Ega midagi muud, kui jätkame ikka lahtipakkimise lainel. Võtame täna ette magamistoa, voodi sai juba magamistuppa ära viidud. Paneme kastidesse ära tekid, riided, kappi. Siis võiks jõuda ideaalis ka selle majanduse siin korda teha, et saaks mõnusalt istuda, hängida. Et oleks siukene nagu lisatuba. Rõdud on suveti alati nagu nii mõnusad, sest nad ongi nagu lisatuba põhimõtteliselt. Ja midagi muud, kui lähmegi tegudele. Väga pikk päev on selja taga ja me oleme omadega põhimõtteliselt lõpusirgel. Üksikud asjad on veel teha, mul on tehtud meeletult pikk list, mis erinevaid projekte ma siin ära tahan teha, mida ma kõike osta tahaksin. Nii et pisem selline detailide paikasättimine see veel toimub. Tühjad kastid on nüüd siin, need tuleb täna veel autosse viia, et ma saaksin need homme ära viia. Mul on vannitoas üks kast, mis reaalselt
ootab seda, et Roland ehitaks vannituppa ühe sellise lisariiuli või kapikese koos sahtlitega, sest et mul reaalselt ei ole praegu oma meigikotti mitte kuskile panna. Pooled asjad lihtsalt ei mahu sinna vannituppa kappidesse ära, reaalselt nagu. Rääkimata sellest, et Roland täna küsis, et tal on 2 kinnist deodorantipurk, et kus ta need panna võiks. Ja mul ei olnud talle öelda mitte ühtegi kohta seal vannitoas, sest et nagu kõik on minu asju täis. Ja naisena sa kindlasti tead seda, et kõik need asjad on nagu sellised, mingisugused siuksed asjad, mida 5 aastat nagu nii juba kasutanud ei ole, on ju. Aga äkki mul 1 päev on seda vaja. Ja niimoodi neid mingisuguseid kreemipotsikuid ja jumal teab, mida kõike iganes sinna kogunenud on. Mingisugused šampoonid, mis on nagu sellised, mida ma täna enam ei kasutaks, aga mis on nagu igaks juhuks, kui mul oma päris see hea šampoon otsa saab, et siis mul on vähemalt midagi kodust võtta. Ühesõnaga, igasugune siuke tavaar, mis tegelikult võiks reaalselt minna otse prügikasti ja mis tekitaks nii palju ruumi juurde, aga vaata ei raatsi ka, kui asi on nagu selline pigem täis. Nii et nüüd nad seal on, võtavad ruumi ja ma ei tea, kuhu ma need asjad sealt vannitoas olevast kastist veel tõstan, sest et mul ei ole neid reaalselt mitte kuskile panna. Teises korteris ainukene hea asi oligi see, et vannitoas seda kappide pinda oli päris palju. Ma sain kõik ilusti ära panna, ruumi oli ülegi. Ja mulle hullult meeldis see, et vannitoas oli siis kraanikausi kõrval selline ala veel, kuhu sa said siis oma meigikotti panna. Seal oli sul lisapeeglikene, et praegu seda ei ole. Aga tahaksingi teha siis niimoodi, et kui siin on kraanikaus, siin nurgas, kus peaks tegelikult pesumasin käima, meil pesumasinat, oma pesumasinat on, me kasutame pesutuba, et seal on siis kassi sitamaja, sinna peale siis ma tahaksingi sellist, mis on kraanikausiga nii-öelda sama kõrgune, kus on siis 2 sahtlit üleval ja alla siis jääb see kasside ruumikene, kus nad saavad siis ilusti käia. Roland viis terve hunniku veel asju keldrisse, millele ma lihtsalt siin kodus kohta ei leidnud, mis on täpselt samamoodi nagu asjad, mida nagu tegelikult ei oleks vaja, aga you never know. Ehk siis ma panen siia väikse videoklipi sellest ka, et milline see kelder nüüd välja näeb. Kui vahepeal me näitasime seda ja sa nägid täitsa hea välja, siis nüüd on see nagu täielik katastroof. Ja kui sul seal juhuslikult on midagi vaja, siis sa pead kõik need asjad põhimõtteliselt välja kiskuma, et siis saada kätte seda, mida sul päriselt vaja on, sest tavaliselt sul on vaja midagi, mis seal kõige taga on, on ju. Oota, ma näitan teile rõdukest ka. Rõdu sai päris nunnu. Muidugi siin võiks olla selline suur vaip. Praegu siin on veel vana suure too vaip rullis, mis ootab pesu. Aga siin on siis, ma ei tea, pime on, aga kasside puukene ja siis korvtoolikesed, selline mõnus olemine. Diivan vajab veel korda tegemist. Siin on meil kubumees, mis see siin teeb? Jep, ühesõnaga sellised lood. Magamistoas on veel kirjutuslauakene, tõstsime selle siia, siin saan siis oma videosid editida. Selline väike kontoriruumi osakene ja ega siin muud ei olegi. Tegelikult tõmbakski selle vlogi otsakesed kokku. Meil sai kolitud, oli väga kriisi 1 päev, tegelikult 2 päeva, kiire pakkimine. Pakkimisel puudus mul absoluutselt igasugune süsteem, lihtsalt otse, mis seal kapis oli, see läks ühte kasti. Et mingisugust hullu sorteerimist ma ei teinud, nüüd siin kodus lahti pakkides ma küll viskasin päris palju asju ära ja ma nägin, et tegelikult päris palju tuleks veel ära visata, müüki panna, mis iganes, et see on ka üks asi, mida me nüüd ühe nädalavahetusel siin tegelikult peakski ette võtma. Ja seekord läks kolimine palju kiiremini. Eelmine kord, kui me kolisime sinna minu eelmisesse korterisse, siis meie sealt suurest korterist, see oli siis aprilli alguses äkki, siis põhimõtteliselt jah, peale seda, kui ma viimase video tegin ja ma siit YouTube'ist ära kadusin,
me alustasime kolimist peale tööpäeva mingi kella 4 paiku ja me lõpetasime järgmine hommik kell 8. See oli nagu veel hullem, ehk siis me terve öö otsa pakkisime ka mingisugust voodit sisse, tassisime neid asju autosse, tassisime neid asju uude korterisse. Et see oli nagu veel raskem. Nüüd vahepeal me oleme trennis käinud, me olime tugevamaks saanud, asjad tundusid kergemad ja ei olnud üldse, ma ei mäleta nagu, võt sellest eelmisest korrast ma mäletan nagu siukest, et see oli raske ja see oli nagu jõhker. Aga seekord mul ei ole nagu sellist nagu mälestust või tunnet. Et kõik läks väga hästi, korter mulle hullult meeldib, mega mõnus, kodune, hästi kodune tunne nagu ma nii väga ootasin siia kolimist ka ja mega hea meel on, et nagu kolitud sai. Veel on vaja minna järgmine nädal seda korterit koristama, eelmist kodu koristama siis ja siis saabki võtmed ära anda. Homme viime need kastid ära, ega midagi muud kui lihtsalt vaikselt seamegi siin uues kodukeses ennast sisse ja hakkame mu neid miniprojektikesi, mis ma siin välja mõelnud olen, vaikselt ette võtma ja kindlasti tulevad nendest mingisugused vlogid ka. Tulemas on tõenäoliselt mingisugused haulid, värgid, särgid, ütleme projektide kaupa. Me teame juba, et rõdul on üks projekt, vannitoas on üks projekt, Rolandil on veel see keldriprojekt on ja uuel nädalal ootab mind mingi mega suur töö ees, mul on vaja kokku panna ka see esimene vlog peale seda tagasi tulemist on ja ehk siis see meie puhkuse vlog, millel on nagu 1000 100 väikest mingisugust videokest, mis tuleks läbi vaadata, sorteerida, kokku panna. Tõesõnaga, see saab olema jõhker töö. Nii et ma ei teagi tegelikult, millal te seda või kui kaua sellest aega mööda läks enne, kui see teieni jõudis. Nüüd tänaseks oled sina seda kindlasti juba näinud ja see on üleval, aga lihtsalt siin tänases hetkes, kus mina praegu olen, siin ma ei ole veel sellega alustanud ja ma tean, et see on nagu jõhker töö. Ootab ees. Täiega suur aitäh sulle, et sa vaatasid, täiega suur aitäh, et sa mind jälgid. Kui sa minu kanalit veel ei subscribe'i, siis vajuta seda subscribe nuppu. Pane minu videole like, kui see video sulle meeldis ja kommenteerida võid ka ükskõik mida ilusat. Ega siis midagi, kui näemegi juba järgmisel korral, järgmises videos. Tšau!